See on eesti keele riigieksami suuline osa. Eksamil on õpilased koodidega 001 ja 002. Tere, mina olen teie läbiviija Anu Epner, palun tutvustage ennast. Mina olen Maksim. Kuidas on perekonnanimi? Lukjančuk. Väga meeldiv. Ja kuidas on teie nimi? Tervist, minu nimi on Karoliina Tsetkova. Väga meeldiv. Maksim, räägime pisut teist. Kas suhtlete sõprade ja tuttavatega eesti või vene keeles? Ma räägin rohkem vene keeles sõpradega, aga mul on ka sõprad, kes räägivad ainult eesti keeles. No rohkem ma räägin vene keeles. Kas eesti keele oskus on teie jaoks oluline? Muidugi oluline, sest kui ma lõpetan kooli, ma tahaksin minna ülikooli ja ma arvan, et ülikoolis on vaja rääkida eesti keeles. Aitäh, Maksim. Karoliina, teiega räägime natuke vabast ajast. On teil mingid hobisid? Ja ikka on. Ma tegelen võrkpalliga ja mul on ka huvi joonistamise vastu. Millist muusikat te kuulate? Ma kuulan klassikamuusikat, seetõttu see on väga meeldiv minu jaoks. Aga millist muusikat üldse ei kuula? No, nagu rock-muusikat. See on nagu väga tugev ja mul on nagu vastuolu selle muusika vastu. Aitäh, Karoliina. Läheme siis esimese ülesande juurde, milleks on monoloog. Teie ülesanne on esineda etteantud teemal. Ma annan teile kaardi. Palun lugege ülesanne läbi. Ülesande ettevalmistamiseks on teil aega 2 minutit. Selle ajal võite kirjutada paberile märksõnu. Selleks on siin paber teile ette nähtud. Kui teema teile ei sobi, võite 1 kord kaarti vahetada. See ei mõjuta teie eksami tulemust. Palun vaadake teemat ja öelge, kas teema sobib teile. Jah, sobib. Palun, te võite hakata ülesannet ette valmistama. Teie ettevalmistusaeg on läbi. Palun kaardid tagastada. Aitäh. Karoliina, teie esinete esimesena. Maksim, teie ülesanne on vestluskaaslast kuulata ja pärast tema esinemist öelda, kas nõustute vestluskaaslasega ja miks. Karoliina, ma loen ette teie monoloogi teema. Teema on: noorte toitumisharjumusi on vaja muuta. Esinemise pikkus peab olema 1 minut. Karoliina, te võite alustada. Tänapäeviti on märgavalt nähtud, et noorte toitumisharjumus on halva ja rasvatoitu täis. Ja nagu me kõik teame, meie toitumisharjumust sõltab meie enesetunne. Ja igal päeval me kohtame noori, kes istuvad nagu McDonaldsis või mingi halva toitumisasetuses. Ja me vajame midagi teha, et muuta noori elu, olla edukaks ja terveks. Mina kahjuks ei saa midagi öelda, kuidas seda teha, aga võiks oletada, et meie koolis võiks müüa mitte ainult halva toitu, aga ka juurvilju või puuvilju. Ka võib teha mingi koolitusi vanematele ja ka lapsedele, et õppida meie kodanikku, kuidas oma toitumisharjumust kavanema. Aitäh, Karoliina. Maksim, kas te nõustute vestluskaaslasega? Miks? Jah, ma olin nõus Karoliiniga, sest ma arvan, et tänapäevaks mõned lapsed söövad
pahatoitu nagu McDonaldsid need burgerid või krõpsud. Ja ma arvan, et need vanemad peavad õppima need, kuidas süüa õigesti. Aitäh, Maksim! Nüüd on teie kord esineda. Karoliina, teie ülesanne on vestluskaaslast kuulata ja pärast tema esinemist öelda, kas nõustute vestluskaaslasega ja miks. Maksim, ma loen ette teie monoloogi teema. Teie monoloogi teema on õpilased võiksid ise kooli toidumenüü koostada. Esinemise pikkus peab olema 1 minut. Maksim, te võite alustada. Ma arvan, et see on ebareaalne koostada kõige inimestele need menüü, sest kõikidel on võib-olla üks poiss meeldib suppi süüa, aga mõned ei meeldi üldse. Ja sest kõikidel on toitu, mis nad ise meeldivad. Ja ma arvan, et koolis peavad tegema nagu üks päev kõik söövad supp, teisipäeval kõik söövad, ma ei tea, mingi liha või salatit ja nii edasi. See on kõik? Jah. Karoliina, kas te olete oma vestluskaaslasega nõus ja miks? Ikka olen. Maksimil on õigus ja ta on õige. Et me kõik oleme erinevad ja kõigil on erinevad eelistused. Aitäh! Läheme teise ülesande juurde, milleks on arutlus. Vestleme teiega teemal tulevane töökoht. Palun arutlege oma vahel. Kas noor võiks õppida sama eriala, mida õppisid tema vanemad ja miks? Kas te saite küsimusest aru? Ja. Siis Maksim, te võiksite alustada. Ma arvan, et progress läheb nii kiiresti, et minu vanemad ei saa aru, mis praegu noored õpivad ja mis nad tahavad teha. Ja ma arvan, et need lihtsalt vanad ja sellepärast nad ei saa aru, mis praegu noored tahavad teha ja mis töö neil sobib rohkem. Karoliina, mida teie sellest arvate? Ma loodan, et sinu vanemad ei kuule seda monoloogi. Aga jah, sul oli väga hea argument, aga on ka väga palju eriala, mis on nõued meie ajalugu jooksul, näiteks arstid ja et kui sinu vanemad on arstid ja siis sul on nagu väga kõrge eesmärk selle erialaga saavutada. Aitäh! Nüüd palun arutlege veel, kas inimesel peaks olema elu jooksul mitu ametit või piisab ühest? Miks? Palun, Karoliina. See sõltub ka erimisala ja kui inimene tahaks rikkustada oma elu, siis on vaja oma silmaringi kuhugi laieneda ja vahetamine oma eriala on väga hea võimalus seda teha. Mida teie, Maksim, sellest arvate? Mina natukene ei saa aru küsimust. Kordan küsimuse veel kord. Kas inimesel peaks olema elu jooksul mitu ametit või piisab ühest? Ja miks?
Mine tea, mis ma saan öelda. See on natukene raske küsimust. No võib-olla inimene peab kas te saate viimast kord? Kordan veel ühe korra. Kas inimesel peaks olema elu jooksul mitu ametit või piisab ühest? Kas tal võiks olla ainult üks töökoht ja ta töötab sellel kohal terve elu või võib tal olla mitu erinevat ametit ja töökohta? No ma arvan, et inimene peab töötama ainult sellel tööl, mis talle meeldib rohkem kui teised. Ja inimene valib, mis ta tahab õppida ja kes ta tahab olla. Võib-olla kui mina tahan olla arstina, kuidas ma saan töötada arvutiga või ma ei tea. Või no see on kõik. Aitäh, Maksim! Läheme siis teise osa juurde, milleks on väitlus. Ma annan teile mõlemale argumendikaardi. Palun, Karoliina, vaadake teie poolt argumente ja teie, Maksim, vaadake vastu argumente. Palun tutvuge natuke argumentidega. Nüüd ma loen teile ette situatsiooni. Kujutage ette, et teie ühine sõber tahab minna pärast põhikooli lõpetamist tööle ja küsib ka teie arvamust. Arutlege dialoogis, millised on kohe pärast põhikooli tööle minemise plussid ja miinused. Kasutage selleks poolt ja vastu argumente. Valige kumbki oma loetelust 2-3 argumenti. Lõpuks jõudke kokkuleppele, mida te oma sõbrale soovitate. Kas te saite ülesandest aru? Jah. Siis palun, Karoliina, alustage. Maksim, kas sa kuulsid, et meie sõber tahaks töötada ja kas sul on mingi soovitus tema jaoks? Ja ma kuulsin, ta kirjutas mulle eile ja no ma ei tea, kas on see hea mõte pärast ülikooli minna tööle, sest võib-olla tal on pooliku haridus või ei. Jaa, aga see on väga hea võimalus, et rohkem iseseisvam saada olema. Jah, ma arvan, et see on õige. Aga kui sa alustad töötada, siis sul on vaja kohtuda uue inimestega ja ajani see on natuke raske. Jaa, aga see on nagu uus kogemus ja see lisab sulle mingi enesekindlust. Võib-olla see variant, kui ta läheb tööle pärast ülikooli ja võib-olla ta mõtleb, et seda töö talle ei meeldi üldse ja siin on teine probleem, sest raske hiljem õpinguid jätkata. Jah, sa oled, sul on õigus ja ma olen sinuga nõus, aga lisaks on nagu oma taskuraha. No ja see on, ma arvan, et see on natukene raske leida kuhugi raha
ja ma arvan, et jah, ta pead tööle minema pärast ülikooli. Siis ma ütlen temale, et sa oled ka nõus. jah, okei. Mis otsusele te siis jõudsite? Et meie sõber peab töötada. Aitäh! Sellega on suuline osa lõppenud. Tänan eksamil osalemise eest.